assisteerimas esimese abikohtunikuna Sandra Ningulist, teisena Andrus Õun ja neljanda kohtuniku rollis on Andrei Borila. 0-2 Kuressaarele, 0-5 Nõmme Kaljule karikavõistluste raames ja viimati 5-2 Narva Transile. Siit tuleb pealelöök ja esimest korda peab Alanka ohtlikumalt sekkuma. Päris suure rammuga ennast Usta külge haakinud on ja vaatame selle olukorra ära. Koskoril nüüd võimalus pealelöögiks, läheb pealelöögile ja Vetkal saab jalatõrje kirja, aga olukord ei ole läbi. Pedmansonilt pealelöök vasaku jalaga ja see lõpetab väravas. 27. minutil saab Tammeka värava kätte ning Herman Pedmanson on selle autoriks. Võitis ühe rikošeti, võitis 2 startlaste jaoks, ei loe see suurt midagi, sest skoor on avatud ja juhtvärav kätte saadud. Esimese olukorra Vetkal päästis, teise puhul ei olnud tal enam midagi teha ja värava nurgas pall oma teega. Nüüd jällegi Kalevi tagaliin väga ohtlikult eksimas ja nüüd on ees tühi värav Tanel Langil ja Miron Vetkal küpsetab sellise piruka praegu, et ei ole mitte midagi öelda. Tanel Lang saab tartlaste teise värava kätte ja oma esimese sellel hooajal ning 31. minutil asub Tammeka seda kohtumist 2-0 juhtima. No inimlikult hakkab täiesti kahju Miron Vetkal. Rääkisin enne, kuidas viimati siin samas Tamme staadioni Kalevi vastu resultatiivne oli, aga samuti siis septembrikuus toona ka Flora vastu suutis skoorida ja üldse viimane seni Premium-liiga värav samuti Kalevi vastu tal löödud sai oktoobrikuu alguses, kui 2-1 võideti. Saavad tartlased sootsa koha pealt. Keegi ei pääse seda suunama. Rünnak siiski jätkub, Bugeerilt paremalt äärelt senderdus. Pall nüüd päris ohtlikult lahti päästakse löögile ja suurepärane reaktsioonitõrje Miron Vetkalilt. Eriti veel, kui niimoodi Veelmaal lastakse keskväljalt läbi tulla ja meetreid koguda. Vasakule äärele Veelmaa palli annab, siit tuleb tõste ja maandub see värava postis ja postist omakorda võrku see lendab. Usustavasti ei mõelnud Tanimova siit niimoodi pealelöögile minna, aga sedavõrd õnnelikult tema ja Tammeka jaoks see pall tuule alla võtab ja ristnurga suunas lendab, et posti põrkest väravas nähtus, et igatpidi korda see talle läheb. No nüüd on oluline, et Kalev liiga ära ei laguneks. Oskor läheb juba ise distantsilt üritama pealelööki, aga Vetkal korjab selle ühe käepuutega ristnurga. Ja ka Vetkal näitas, et jõuab siiski tagasi ja suudab selles olukorras hakkama saada. Miilil parema jalaga pealelöök, Vetkal uuesti esipostis valvel. Siis peab Kalev päris korralikult asju muutma, kui sealt loodetakse midagi saada. Pedmansonilt parema jalaga pealelöök, Vetkal pillab selle enda ette, Koskorilt jätku olukord, aga selle saab Vetkal ka kätte. Siiski Flora on just löönud teise. Ja tundub, et see on läinud ka Romet Nõmme oma väravaks, samal ajal siin mängus on järjekordselt Vetkal eksimas väljatulekuga ja karistuslöögi Tammeka saab. No sellist kärisemist ma muidugi ei mäleta ja nüüd Kalevil õudne päev läheb veel hullemaks, millest ei saa mööda vaadata. Tulevad uued mängud ja hooaeg läheb edasi. Tammeka poole pealt samal ajal karistustlöök, Veelmaa parema jalaga keerutab ja natukene üle lati see läheb. Kombineeritakse veel vasakul äärel Tanimovo. Kiidronilt esimene puude, vabastab siin Veelmaa pealelöögile, Veelmaalt kuul ja see maandub lati alla. Patrik Endro Veelmaa saab oma hooaja esimese värava 76. minutil kätte ning Tanimovo, Kiidron, Veelmaa kombinatsiooni tulemusena see tabamus startlastele tuleb 4. järjekorras ja nüüd Miil. Miililt paremalaga pealelöök, ohtliku rikošeti see võtab, maandub värava postis ja Kiidronilt sööd kõrvale müürile. Ja nüüd veel pääsetakse uuesti pealelöögile ja Chilem Ignatius saab samuti oma värava kätte. 88. minutil teeb ta seisuks 5-0 ning Kalevi haual on nüüd küll muld lõplikult peale lükatud. Ignatiusele debüüt värav Tammeka esindusmeeskonnas ning kui Kiidron andis pühapäeval Kalevi tubli vastu söödu ja täna uuesti resultatiivse söödu, siis Ignatius lõi peale. Lõi Kalevi U21 vastu värava ja samuti siis ka täna resultatiivne on. Liiker ilmselt palli mängu, kui sedagi tal lastakse teha, siiski mitte. Tammeka 5, Kalev 0 ja Kalevi väravas Sander Liiker täna siin Tartus 0-5 kaotus. Räägi, millised on sinu esimesed mõtted peale mängu? Poolel lasite 2 väravat tüüa endale ja seejärel tuli punane kaart, mis esimese hooga kõigile märkamatuks jäi. Kas see võis olla sinu hinnangul mängu võtmekoht või leiad, et mingi teine situatsioon? Meil oleks kiiresti punane kaart võetud kogu aeg mäng.
No sinu enda puhul positiivne, et oled siin mitu aega Premiumi liigas pingil istunud, mänguminutid on veel kogumata, täna mingil määral juhuse tahtel see tuli, aga vähemalt on märgis maha saada. Eks see üks väike eesmärk on lõpuks täidetud ja olen väga õnnelik. Ja järgmise vooru kohtumine Kaljuga juba pühapäeval ees ootamas, usutavasti astud ka seal postide vahele, ja kaua teil ju ka nukrutsemiseks aega pole, sest on vaja minna Kalju vastu ja tõusta Tammekale järele, kus nad täna teil eest ära läksid. Et Kalju vastu korjata punkte ja tõusta Tammekaga uuesti samale pulgale, nagu täna kohtumise eel olid. Kindlasti see on meie ainuke eesmärk, iga mängu tahame võita kogu aeg. Ja see eelmise karikamängu kaotus Kalju vastu on vist ka minevik, et see usutavasti Kuklas ei vasarda enne uut mängu. Üldse ei mõtle seda täiesti meelest läinud. Selge, Sander, suur tänu ja palju õnne debüüdi puhul. Tuleb ka Tammeka poolkaitse Karl Kiidron meie juurde. Tervitus sullegi, Karl. 5-0 võit, väga suur võit, võite teil pole üldse see aeg palju olnud. Räägi, millised on sinu esimesed emotsioonid? No väga mäng on hea meel lõpuks võita ka nagu suurem. Et muidu on ka tavaliselt need mängud olnud sellised napid, aga seekord suutsime kohe algusest ise nagu ära kindlustada selle ja siis oligi lihtsalt 0 taga hoidmine ülejäänud mäng. 5 väravat, 3 punast kaarti, sündmusi rohkem kui Kopika eest. Räägi, mis sinu hinnangul võis olla see võtmekoht, kus te tõesti saite aru, et teie poolt on kõik ise ära teha ja mingil määral Kalev mängust täiesti välja? No ma arvan, et peale seda esimest punast oligi kohe see, et see oli märk meile, et nüüd on vaja kohe ise nagu hakata panustama rohkem ja võtta see võit enda kätte ja sellega saimegi hakkama lõpuks. Sinu puhul ka üks märgiline täis, täna esimese Premiumi liiga resultatiivse söödu kirja said ja kohe esimese puutega ülekande põhjal paistis, et selle andsid. Tundub, et võib ka individuaalses mõttes see natukene rõõmu pakkuda. Ei, kindlasti see pakub palju motivatsiooni mulle veel neid panna ja veel on väga hea, eriti veel Essa puutega see oli, et eriti äge seda teha ja üleüldse olen väga rõõmus. No, täna võite tähistada, aga reedel juba uus mäng Floraga, kes hetkel Kuressaarega madistamas on ja usutavasti seal eesmärgid samuti Tallinnas kindlad, et 3 punkti järele minna ja Kuressaarele ning Harjule veelgi järele rebida. Ja ei, kindlasti see mäng tuleb, võõrsil mäng A Le Coq Arena'l tuleb raske, aga sealt võidult on, ma arvan, hea sinna minna ja hea kuulda. Karl, ma tänan ja soovin palju edu!